Programm on jõudnud kõrgusmudeli valmis arvutada. Vaikimisi paigutatakse kihid niimoodi, et kõige alla tuleb rasterkiht, siis polügoon, siis joon ja siis punktikiht. Et kontrollige, kas joonis näeb välja nii nagu siin on. Nii, selleks tasub võtta punktikihtidelt nähtavus maha. Nii, nüüd saate võrrelda neid väärtusi siin, miinimum, maksimum ja siis siin seda jaotust. Nii, tundub, et on sama. Kui on midagi erinevat, siis tuleb alustada sellega otsast peale, ehk siis punktist 1,4. Nii, nüüd jätkame siis punktiga 3, ehk siis arvutame nõlvakalde ekspositsiooni sellest kõrgusmudelist. Enne võime uurida seda kõrgusmudelit, vaata, mis väärtused siin on. Siit näidatakse vastava kihi väärtusi. Need on siis maapinna kõrgus antud punktis ja see arvutatakse siis nende kõrguspunktide järgi interpoleerimise teel. Nii, ja siis surface analysis ja slope, sellega arvutame nõlvakalde. Nii, sisendandmed on input surface tähendab siis sisend kõrgusandmed. Surface on siis kõrgusmudel. Nii, ja sisendandmeid saab sisestada ka siit või siis valida siit olemasolevate andmete juurest, mis siin avatud on. Nii, siis ühikuteks on kraadid, võib valida ka protsendid, meie valime praegu kraadid. Nii, ja siis siin tuleb jällegi teha kiht alaliseks, nimeks paneme talle siis nõlvakalle. Ühesõnaga, need on siis väljundandmed, output raster, kataloogi D, kuhu me kirjutame ja siis väljundandmete nimi. Neid andmeid olemas ei ole, me praegu teeme nad. Nii, ja siis samamoodi tasub jälgida, kas on samasugused. Nii, aga need väärtused tundub, et on sama kõik, järelikult sobib. Nii, ja nüüd arvutame ka ekspositsiooni ja me ei arvuta seda kindlasti mitte nõlvakaldest, mida siin vaikimisi pakutakse, vaid kõrgusest. Pikkide suuruseks on jällegi 10 ja nimeks paneme siis positsioon. Ja et programm kiiremini jookseks, siis võime nendel alumistel kihtidel nähtavuse ära võtta. Nii, see on siis ekspositsioonikiht, ehk siis kõige järsem on nõlvakalde suund ehk avatus, päikesele avatus, millisesse suunda siis avatud on antud nõlv. Nii, ja see on siis näeb välja selline ja väärtusteks on siis vaikimisi see palett, et see põhjasuunda, mis avanevad, on punased. Siis idasuund on kollane, kirre, oranž ja nii edasi, nagu siin toodud. Nii, jätkame siis maakasutuskihiga. Et kõigepealt tuleb maakasutuse kiht teha analüüsiks sobivaks. On baaskaardi pealt võetud maakasutuse kiht, tegemist on vektorkihiga. Seal puudub projektsioon, tuleb talle määrata projektsioon. Siis tuleb välja lõigata valgla ala ja seejärel siis muuta projektsioon samaks, mis teistel kihtidel, et alguses on tal baaskaardi projektsioon, meie aga paneme talle põhikaardi projektsiooni. Ja siis tuleb veel need vektorandmed konverteerida raster andmeteks selleks, et need oleks lihtsam analüüsida. Nii, ja siin all on siis toodud joonealused märkused, siin siis sellise tärnikesega. Et siin siis soovitatakse jälgida täpselt, mida programm tahab ja täpselt, mis siin on kirjas. Et mis on ikkagi input ja mis on output. Nii, kõigepealt siis avame ARC-kataloogi.
ArcCatalogue on ArcGIS-i teine rakendusprogramm, üheks on siis ArcMap, selle avasime siis Start Programs, ArcGIS, ArcMap ja samamoodi võime ka ArcCatalog'i avada või siis saab ArcCatalog'i avada ka siit nupust ArcCatalog. Kui ArcMap on seotud siis kaardipildiga seotud tööde tegemiseks, siis ArcCatalog on andmete haldamiseks, ühesõnaga andmeid saab kopeerida, andmeid luua, vahetada projektsiooni ja nii edasi. Nii. Siin on meil siis, siin vasakpool on jällegi kihihaldur, et siia saab siis sellest kataloogi puust minna õigesse kausta, CDM, KISM, MAGIS, KAUG. Nii, ja nüüd uurida seda kihti, baaskaardi maakasutus. Vaatate kihi peal, vasaku hiireklahviga siis preview näitab kaardi pilti, geography näitab teil kaardi pilti, siin all on koordinaadid, ühikuid ei ole. Nii, siis on veel võimalik valida table, mis näitab tabelandmeid ehk siis atribuute. Nii, ja metadata juures peaksime nägema siis spatial, peaksime nägema koordinaatsüsteemi. Siin on teil koordinaatsüsteem olemas. No, vaikimisi ei tohiks tal seda praegu olla. Siin nagu siin näidatakse küll, et koordinaatsüsteem on unknown, et koordinaatsüsteemi ei ole. Ausalt öelda. Ja siin näidatakse, et tal nagu ikkagi oleks koordinaatsüsteem. No nii, ühesõnaga määrame talle siis koordinaatsüsteemi. Nii nagu projektsiooni impordime siis kõrguspunkti failist ehk siis baaskaardi failist, siin on joonis selle kohta, vaatate siin properties, see joonis käib küll ArcGIS 9.1 kohta, aga ArcGIS 9.3 peaks saama ka samamoodi teha. Nii, siit siis võtsime siit import ja siis selle faili, millelt tahame importida ja siia tuli siis selle koordinaatsüsteemi nimi. Okei, nüüd on meil imporditud, vaatame siit metadata, spatial, noh, näidatakse, et tal on koordinaatsüsteem olemas. Nii. Seejärel nüüd lõikame ühe kihi teise kihi järgi välja, ehk siis meil on olemas selline neljakandiline kiht maakasutusest, aga meie tahame, et ta oleks sellise kujuga. Ühesõnaga selle valglaga lõikame selle maakasutuse läbi. Ja selleks meie otsime sobiva töövahendi ArcToolboxist, sobivaks töövahendiks on klipp. Nii, võtame selle kataloogi, jah. ArcToolbox. Ja searchiga otsime töövahendi klipp, siia kirjutasin märksõna ja nüüd siis vajutame nupule search
ja otsitakse meile sobiv töövahend välja. Siin on ka näidatud joonis selle kohta, kuidas seda töövahendit otsitakse. Siis loome uue kihi, millele paneme jääks sipe baasmaakas klipp. Ja seejärel muudame siis projektsiooni ära. Nii, siin on meil 2 klippi, üks on Analysis tools ja teine on Data Management tools. Võtame selle Analysis tools. Topeltklõps avab siis töövahendi. Input feature saab valida siit, valite nad näiteks. Input on siis see, mida lõigata ja saab ka lohistada siit. Lõikame siis seda 4-kandilist maakasutuse kihti ja clip feature on see, millega lõikame. Lõikame valglaga. Nii. Ja siin on siis see output on siis need väljundandmed. Nii, kirjutame sellesse kausta ja nimeks panime talle siis sipe baasmaakas klipp. Nüüd on tegemist vektorkihiga, et siin võivad olla natuke pikemad nimed. Klipp. See on aga sipe on kohanimi, baasmaakas on baaskaardi maakasutuse, klipp on siis, et on lõigatud ja siia pole vaja, et see on optional, et see on nagu valikuline variant. Okei, ja nüüd arvutatakse, siia võib panna Linux, et siis paneb programmi ja selle akna kinni, kui on valmis. Nii, ja nüüd otsime üles, kus see kiht on, sipe baasmaakas klipp ja vaatame seda. Tulemus on selline, nagu me soovisime. Nii. Nüüd siis vahetame projektsiooni ära kihil. Selleks otsime töövahendi project ja paneme talle sama koordinaatsüsteemi, mis on näiteks sipe valglal, ehk siis Estonian Coordinate System of 1992. Ja uuele kihile paneme nimeks sipe baasmaakas. Nii. Projekt. Nii, input on siis see, millel me tahame projektsiooni muuta. Muudame me siis loomulikult sellel kihil, mida me oleme juba lõiganud. Nii, see on siis see koordinaatsüsteem, mis on sellel kihil. Nii, siin on output, on siis see, mis uuele kihile nimeks saab. Uuele kihil sai nimeks sipe baasmaakas. Nii, output coordinate system, see tuleb siis importida sipe valglast. Nii, import ja sipe valgla ja tuli siis selline koordinaatsüsteem. Estonian Coordinate System of 1992. Nii, ja okei. Nii. Ja vaatame nüüd seda kihti. Näeb välja selline nagu vaja. Koordinaatsüsteemi saame siit metadata alt vaadata. Estonian Coordinate System of 1992. Nii, kui me seda vaatame, siis sellel on Eesti baaskaardi koordinaatsüsteem. Järelikult on see nüüd korras meil. Ja me saame hakata sellega nüüd edasi tööd tegema. Avame selle baaskaardi maakasutuse kihi. See on siis kiht sipe baasmaakas. Avame selle ark mapis, kas siis siit add data nupust või siis lohistame siia kataloogi puust siis sinna kihi aldurisse. Nii. Nüüd on ta siin avatud ja järgnevalt peame me konverteerima ta rastriks ja paneme talle nimeks baasmaakas ja rasteriseerime ta veeru maakasutusjärgi ja piksli suuruseks saab 10. Spatial Analyst, Convert Features to Raster. Sipe baasmaakas on kiht, mida me rasteriseerime, veeruks on maakasutus, piksli suuruseks 10 ja väljund faili nimeks oli siis baasmaakas.
baasmaaklas. Nüüd on jällegi tegemist meil rasterfailiga. Need on siis rasterfailide märgid. Okei. Nii, ja tehti meile selline fail. Nii, et kui te nüüd vaatate seda, vajutate parema hiireklahviga open attribute table, siis te näete, milliste klassidega siin tegemist on. Veerusmaa kasutus on järv, on looduslik ala, on põllumajanduslik ala ja on hoonestusala. Ja sellepärast on nüüd ka siin 4 klassi, 1, 2, 3, 4. Kui me siin valime Open Attribute Table, siis me näeme, et 1, value 1, mis siin on järv, 2 on looduslik ala, 3 on põllumajanduslik ala ja 4 on hoonestusala. No ja värvid siis vastavalt siin see pruun on põllumajanduslik ala. Nii et selline siis see baaskaardi maakasutus. Need väiksed täpid on siis hoonestusalad. Nii, ja nüüd siis peame leidma sobivad alad järgnevateks otstarveteks. Suusanõlvaks, uusasumiks ja kartulipõlluks. Nii, päringuid saab sooritada rasterkalkulaatori abil. Avaneb ka Spatial Analyst menüüst. Nii, ja nüüd on siin toodud üks näide. Näiteks on leitud siin sellised lõunapoolsed alad, mille ekspositsioon on suurem kui 112,5, see on siis siit kuni ja väiksem kui 202,5. Ühesõnaga siiani kuskil, see vahemik. See on siis lõunapoolsed alad edelast kuni poolde kagusse välja. Nii, teie võite mingisuguse laiema ala võtta, võib näiteks 202,5, siis võib siit rahulikult see 225 võtta. Ütleme 135 kuni 225 võib ka siit laiemalt veel võtta. Ühesõnaga peale, et ta lõunapoolne oleks. Et lõunapoolsed alad siis võiksid sobida kartulipõlluks. Nii, nõlvakalle võiks olla väike, siin on alla 3 ja maakasutus on siis 2 või 3, ehk siis 2 oli meil looduslik ala ja 3 on põllumajanduslik ala. Et võib olla ka ainult 3, et ainult põllumajanduslik ala. Ja võib olla, et ei ole ka lõunapoolne, vaid näiteks siit idast kuni lääneni, ikkagi lõunapoolsemad, et põhjapoolsemad välja jätta. Nii, ja sellist, see oleks siis kartulipõlluks sobivad alad. Ütleme, suusanõlvaks sobiksid siis just põhjapoolsemad alad, mille nõlvakalle võiks just järsem olla. Ja maakasutus, ka looduslik ala näiteks. Ja uusasumiks siis, kas see ekspositsioon üldse on oluline, seda igaüks ise mõtleb, millised tema meelest on olulised. Nii, ja maakasutus võib siis olla juba hoonestusala või siis ka põllumajandus, et rajatakse ju ka palju põldudele uuselamuid. Nii, aga kuidas seda päringut sooritada? Nii, siin all need tärnikesed, need ei tähenda kindlasti, et see tuleks sinna valemisse panna, vaid need on just need joonealused märkused. Seda päringut läheb meil pärast Wordis tarvis. Nii, ühesõnaga, võtame siis oma ArcMapi lahti, siit siis Spatial Analyst ja rasterkalkulaator ja siin saate siis sellise päringu koostada. Kõige lihtsam on sooritada päringut niimoodi, et võtate siit topeltklõps selle kihi nimel. Nii, ja nüüd siis need vahemikud siit kõik nende märkidega, et suurem oli siin näiteks 112,5. Siit need panna 112,5. And ekspositsioon on väiksem. Oli siis 202,5. Nii, see tähendab siis, et ekspositsioon jääb nende kahe numbri vahele. And. Kui võib kasutada operaatorit OR, siis see tähendaks seda,
et ta on suurem 112 ehk siis siiani või väiksem sellest ehk siis kogu ring, ühesõnaga, et ekspositsioon pole oluline. kui on and, siis on ainult see vahemik, mis siin ära määratakse. nii. And, nõlvakalle ja nõlvakalle peab olema suurem, väiksem 3 ja siis maakasutus peab olema 2 või maakasutus võrduma 3 ehk siis põllumajanduslik ala või looduslik ala. nii, ja siia ümber sulud. Nii. selle oori juures pead sulud olema, et õigesti valiks. siin peab olema oor, siin ei tohi and olla, sellepärast et sellist maakasutust, mis oleks korraga põld ja samal ajal ka looduslik ala, pole olemas. nii, ja kui meil on see päring nüüd tehtud, siis tuleb see ära kopeerida. valite välja, Ctrl-C ehk siis copy. ja nüüd võib panna evaluate. nii, nüüd ütleb, et osad on siin teises projektsioonis. nii, ja siis see päring, see tuleks nüüd endale Wordi kopeerida. Paste. nii, nüüd on ta siin olemas. esiteks läheb seda aruandest tarvis. teiseks on seda nüüd siin hea lihtne muuta, ei pea kõike otsast peale kirjutama hakkama. kui mingi viga tekib, näiteks on siin mingid tühikud puudu või on mingisugused sulud puudu, väga täpne peab see süntaks olema, et ta välja tuleks. et siis ta ei hakka tööle, et siis saab siit üle vaadata, oleks täpselt õige arv tühikuid ja need märgid kõik õigesti. nii, aga nüüd ta arvutas ära ja tulemuseks on siis selline kiht nagu calculation on ta nimi. 0 on siis need alad, mis ei sobi, mis ei vasta tingimustele, ja 1 on siis need alad, mis vastavad meie tingimustele. nii, ja kui see meid rahuldab, see kiht, siis salvestame ta ära. selle kohta oli siin eelnevalt juttu. nii, päringukiht alaliseks, nii, punkt 2. see oli siis see. siit oli jah. et tuli talle vajutada parema hiire klahviga, valid data, export data. nii, seda me siis teeme, data, export data. nii, see on nüüd siis kaust, kuhu me kavatseme oma asjad salvestada. Add. ja siia siis nimi tüübiks valime grid, mis on Esri enda rasterformaat ja nimeks siis kartulipõld näiteks või kartul või midagi sellist. Save. nii, ja kas paneme siia, paneme, nii. ja selle võime siis parema hiire klahviga ja remove, võtame ta ära siit. ja kui teile ei sobinud see, siis saab alati uuesti arvutada, et saab siit võtta selle nüüd copy'ga ära, copy ja panna siit spatial analyst ja paste siia, nii. ja nüüd saab muuta neid tingimusi, kui oli näiteks, teeme nüüd suusanõlva jaoks päringu, siis ekspositsioon jääks näiteks siia 315 ja 45 vahele, et see peaks olema siis suurem 315-st. Te võite teistsugused numbrid panna ja siia siis 45 ja kindlasti ei saa siia jätta and, sest sellist numbrit, mis oleks suurem kui 315 ja väiksem kui 45, ei ole olemas. et siia peab siis panema oor. nii, nõlvakalle on siin väiksem 3-st. me võime panna, et oleks siis suurem 5-st, et oleks nagu järsem nõlv. et siin ei saa panna suurem 10-st, sest et selliseid nõlvast ei ole lihtsalt, me võime selle järgi katsetada. nii, siin on siis põld ja looduslik ala, ta võib olla ka põld, tegelikult põllu peal ikkagi ei, las ta olla, okei. Copy, nii ja
sa arvutad teise projektsiooni. Nii, ja siis kui teile need andmed, see päring nüüd sobis, siis kirjutage ka juurde kindlasti, mis päringuga tegemist on. Et see oli näiteks kartulipõllu päring, kirjutate siia juurde. See on suusanõlva päring, kirjutate siia juurde. Nii. Hämmastavalt palju tuli neid alasid. Nähtavasti on midagi viga. Uurime seda asja. Ja. Siis kui on see oor sees, siis tuleb panna sulud. Paneme sulud. Ja nüüd ei tule meile kindlasti suurt midagi. Remove. Nii et niimoodi on lihtne vigu parandada, et kui teil on see ära kopeeritud, sest see on näha, et see oli vale kiht. Et see ei saa tõene olla. Nii, ja nüüd on kõik 0. See on märgatavalt tõepärasem. Nüüd saame uuesti arvutada. Ja nüüd tingimusi muuta, näiteks, et mitte suurem 10, vaid suurem 5. Nii. Siin on nüüd midagi viga. Ekspositsioon on suurem kui 315 või ekspositsioon on väiksem kui 45. Nii, sulg tuli panna hoopiski siia. Nii. Copy. Ja proovime uuesti. Niiviisi on neid lihtne üle vaadata ja muuta. Ja seda tuleb kindlasti enne salvestada, sest pärast enam kätte ei saa. Nii, ja te näete, et neid sobivaid alasid on väga vähe. Järelikult oleks võib-olla ikkagi mõttekas muuta oma päringu kriteeriumeid, eriti just nõlvakallet, võib-olla et suurem 3 näiteks. Või siis seda ekspositsiooni natukene laiemaks ajada. Et mitte 315, aga ütleme näiteks 270 ja 90. Et siis saab rohkem neid alasid, et niimoodi võite proovida ja katsetada. No nüüd tuli neid natuke rohkem juba. Ja kui me proovime veel siin, ütleme see siin oli juba 3, siia teeme 200. Ühesõnaga proovige ja katsetage ise. See on teile kõige kasulikum, nii te õpite ise kõige rohkem ja näete neid tulemusi, kuidas muutub. Siis leitavate alade osakaal ja asukoht. Nii, noh, see on juba märgatavalt rohkem on siin. Ja kui see meile nüüd sobib, siis salvestame ta ära, data, export data. See on õige kaust, nii, formaat ja suusa nõlv, ilma õ-täheta, save. Nii, siit siis remove. Nüüd see salvestas ta ära, nüüd on ta salvestatud, sest need calculationid on ajutised kihid. Nii, ja nüüd tuleb teil iseseisvalt leida veel uus asumi rajamiseks sobivad kohad. Need tingimused mõelge ise välja, mina seda praegu tegema ei hakka. Siia siis tuli juurde kirjutada, millega tegemist on. Suusa nõlva rajamiseks sobivad alad. Nii, on see ja see on siis kartulipõllu jaoks. Nii, järgnevalt võiks kontrollida neid alasid, mis ta välja on valinud. Näiteks suurendate üles mõne koha ja siit infonupuga klõpsite siin peal. Nii, ja siit saab vahetada neid kihte, vaadata näiteks, mis on selle kihi ekspositsioon, kas ta on õigesti arvutanud. Nii, 290, meil oli 270 kuni
kuni 90, et järelikult ta siia vahemikku jääb, et järelikult on valinud küll õige ekspositsiooniga alasid. Nii, vaatame nõlvakalle, mis neil aladel on 12, et siin on päris 4, 5, see läks nüüd vist mööda, ei läinud õigesti vist, nii jah, ühesõnaga need on üle 3 küll. Ja siis vaatame veel maakasutust, maakasutus oli meil 2 või 3, ehk siis põld või looduslik ala, tundub, et on õige küll. Nii et kui kahtlete, siis saate uurida seda asja, ühesõnaga kogu see asi on ikkagi selleks, et harjutada ja õppida. Nii, ja see nupp siin full extend, see siis võtab tagasi, et kogu seda tervet pilti näete. Nii. Ja nüüd ühesõnaga kõik meil on ta Wordi failis, see tuleb siis nüüd salvestada, siis neid allmärkusi kindlasti lugege. Nii, ja nüüd siis on ülesande esimene osa läbi. Järgneb siis kõik seesama, teete uuesti mudeliga. Ja see on siis selleks, et vaadata ka alternatiivseid meetodeid, kuidas saab teha. Algust tegime menüüdega, nüüd siis mudeliga, ehk siis kasutame ArcToolboxi töövahendeid ja teine asi siis, et kinnistada seda õpitut veel kord, et paremini meelde jääks ja oskusi süvendada.